Kristina Kallas, millal on Eesti 200 matused? Ei näe vajadust, et et Eesti poliitikasse tuleksid uued inimesed, et Eesti poliitikas osaleksid inimesed, kes ei ole sellised pikka aega poliitteatri tegemist õppinud. Ma arvan, et see on Eesti poliitikale ainult hea ja me vajame kogu aeg uute inimeste tulemist Eesti poliitikasse, kogu aeg. Iga valimistsükliga on vaja, et keegi uus tegelikult tuleks ja praeguses sellises ebastabiilses olukorras on arusaadav, et inimeste ootused on väga kõrged, aga kõige olulisem, mis täna Eestis tegelikult on hoida sellist Eesti iseseisvuse stabiilsust ja mitte teha väga järske liigutusi selleks, et teha midagi valesti. Uued inimesed tulevad poliitikasse, tulevad parempoolsed ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis aasta tagasi Europarlamendi valimistel sai Eesti 200-st rohkem hääli erakond Koos. Et sealt tulevad need uued inimesed. Ma kordan oma küsimust, millal on Eesti 200 matused. Ma veel kord ütlen, et nii parempoolsete tulek Eesti poliitikasse on Eesti poliitika jaoks väga hea. Eesti arengu jaoks väga hea, nii et mina alati olen uskunud ja toetanud uute inimeste tulekut poliitikasse. Nii et ma ei näe selles mitte midagi halba. Eesti 200 on alati olnud see platvorm, mille eesmärk on olnud uute inimeste toomine Eesti poliitikasse kaasa rääkima. Ja me oleme toonud Eesti poliitikasse uusi inimesi, kellel on teistsugune mõtlemine, kellel on julgus otsuseid teha, kellel ei ole selliseid vanasid taakasid küljes ja kes ei osale. See on minu arust see, mis mul kogemus on olnud nüüd 2 aastat tegevpoliitikas, on olnud see, et suur osa poliitika tegemisest on selline kuvandi teatrietendus, et kõik etendavad laval mingit rolli, vaataja teab, saatejuht teab, see poliitik ise teab, et kõik, mida ta räägib, ei ole tegelikult faktiliselt korrektne, kõik teavad seda. Endale tuleb naer peale. Aga see etendus käib, ja selleks, et see etendus ei muutuks absurdikomöödiaks, selleks on vaja, et uued inimesed aeg-ajalt sinna lavale tuleksid ja tegelikult seal otsustusprotsessis osaleksid. Sest muidu kipub see asi minema selliseks, ta läheb ikkagi absurditeatriks ära, see poliitika väga suures osas. Kõik teavad, et kõik vassivad. Selle juurde me võib-olla veel tuleme, aga ma küsin ühe korra veel, ma sõnastan selle küsimuse nüüd niimoodi, et kuhu need inimesed, kes praegu Eesti 200-sse kuuluvad, kuhu nad siis nüüd edasi lähevad? Ehk siis need inimesed, kelle te olete poliitikasse toonud, põhimõtteliselt on 2 varianti. Kas Res Publica lahendus, ehk siis ühinete mõne parteiga, näiteks Reformierakonnaga, või Vabaerakonna lahendus, et Vabaerakond eksisteerib veel? Ei tea. Ei mäleta. Jah, ühesõnaga, kumb? Ei ole kumbki lahendus. Et need inimesed tegutsevad poliitikas edasi Eesti 200 erakonnas ja Eesti 200 toob ka veel uusi inimesi poliitikasse ka kohalikel valimistel. Teie reiting oli praegu seal kuskil partei Koos ja erakond Rohelised Piirimail. Riigikogu valimiskünniseni oleks vaja ei vähem ega rohkem kui 2-kordistada. Aga me oleme ka varem selles olukorras olnud. Selles mõttes, et me oleme ka varem selles olukorras olnud, et kõikidel uutel erakondadel on alati väga raske valija usalduse saavutamine, eriti keeruline on see siis, kui sa valitsuses oled, aga see ei ole mitte nagu enne see õigustamine, vaid see on kogemuse võrra rikkam erakond on täna Eesti 200, oluliselt kogemuse võrra rikkam erakond, aga me seisame jätkuvalt oma põhiväärtuste eest, milleks on see, et me peame olema uuendusmeelsed Eestis, julgema teha asju teistmoodi, julgema olla esimesed nii mõneski asjas. Me peame olema liberaalsed, ehk siis väga austama vabadusi ja seda, et me tegeleme vabaduste kaitsega. Teil on sellist spordireporteri või spordikommentaatori entusiasmi, et siit on ruumi ainult tõusta. Teate, ma ei oleks selle erakonna esimehe kohta vastu võtnud, kui ma ei oleks uskunud sellesse, et liberaalset ja uuendusmeelset erakonda Eestis on vaja ja et uusi inimesi poliitikas on vaja. Et meil on vaja seda uut energiat. Seda on vaja ja vanad erakonnad nendel kõigil on oma nišš ja oma roll olemas Eesti poliitikas, aga uusi inimesi on alati vaja, nii et ma igati tervitan ka parempoolsete tulekut. Hea küll, paneme joonlaua paika. Küsin 3 numbrit. Sügisel kohalike omavalitsuste valimised, eks ole, volikogude valimised. Kui suur saab olema teie fraktsioon poole aasta pärast Tallinna linnavolikogus ja Tartu linnavolikogus? Me kindlasti saame sisse, me oleme esindatud, ma arvan, et Tartus on meil väga suured šansid olla ka võimu juures, et sõltub sellest, milline tuleb valimistulemus ka Isamaal, et Tartu puhul on suur küsimus ju selles, et kas Reformierakond tegelikult sellise suure hooga jätkab, nagu ta 30 aastat on Tartus võimul olnud, mina arvan, et Tartu vajab muutust.
Tartus on seda muutust ammu oodatud, et täna on see šanss olemas, et see muutus võib ka tulla, sellepärast et teised erakonnad on täna tugevamad, kui nad varem olid. Tallinnas on tõenäoliselt olukord keerulisem, Tallinnas teeb mind isiklikult ja Eesti 200 väga murelikuks potentsiaalne Keskerakonna võimule tagasitulek. Tegemist on kriminaalkorras karistatud erakonnaga 3 korda. Tallinna võimu juhtimine on olnud äärmiselt korruptiivne ja see on täiesti vastuvõetamatu, et Eesti pealinnas juhitakse linna korruptiivselt ja teine väga suur murekoht on minu jaoks, mis saab eestikeelsele õppele üleminekuga, kui Keskerakond uuesti võimule tagasi tuleb. Toetust sellele reformile ei ole, vastutöötamine on olnud pidev ja püsiv, usku sellesse, et eestikeelne õppimine ja ühtne Eesti kool on oluline, Keskerakonnas ei ole. Nii et ma arvan, et valija jaoks on see väga fundamentaalne küsimus, et kuhu liigub Tallinn pärast kohalikke valimisi. Ja selleks, et ta ei liiguks tagasi, selleks on vaja, et toetuse saaksid kõik parempoolsed, liberaalsed ja tsentris olevad parteid, kes saaksid omavahel seda koalitsiooniga Tallinnas moodustada. See on nüüd natukene see, mida te räägite, on see sama, millest juttu alustasite, et see poliitteater, kergelt muigel nägu ja loosungite rääkimine. Ei, reaalselt käib vassimine, reaalselt käib valetamine. Ehk siis, et kõik teavad, et faktid, mida välja lennutatakse, ei vasta tõele, aga käib jube debatt. Ja siis sa seisad seal, ma olen seal debatis mitu korda seisnud ja mõelnud, et aga mida me debateerime, kui baasfaktid on valed. Aga ise räägite õiget? Ei, mina ei ole ühtegi fakti teile valesti öelnud. Ma ütlen, et fakt on see, mis on ka minu kogemus olnud. Kui ma alustasin ministrina, siis minu esimene partner oli Mihhail Kõlvart Tallinnas ligi aasta aega. Kogemus eestikeelsel õppele üleminekul oli see, et tema pidas seda täiesti valeks, mitte sobivaks reformiks, käis ministeeriumis kogu aeg rääkimas, kuidas ta ei ole võimalik teha, ta ei ole nõus seda kaasa töötama. Nii kui võim vahetus Tallinnas, nii vahetus ka suhtumine. Totaalselt vahetus suhtumine, alustati metoodikakeskusega, alustati õpetajate koolitustega, koolijuhtide arenguprogrammidega, leiti eelarvest lisaraha selleks, et eestikeelsel õppele üleminekut toetada linnas. Et see on lihtsalt reaalne fakt, see, kuidas ma olen näinud, kuidas see üleminek on Tallinna linnas toimunud 2 aasta jooksul. Ja minu mure on väga siiras selle koha pealt, et mis saab eestikeelsel õppele üleminekuga, kui Tallinnas tuleb Keskerakond uuesti võimule. Ühe numbri küsin veel ära. 2 aasta pärast on Riigikogu valimised. Saate uut Riigikogu koosseisuga sisse ja kui jah, siis kui suure fraktsiooniga? Ikka saame. Aga ennustamine on tänamatu töö. Selles mõttes, et ma arvan, et 2 aastat enne Riigikogu valimisi on väga võimatu ennustada, mis saab järgmistel valimistel. Tuletan lihtsalt meelde, et 2 aastat enne eelmisi Riigikogu valimisi oli meie reitingu toetus ka kuskil seal 6-7% juures. 3 korda rohkem kui praegu? Jaa, aga väga madal. Et tegelikult me oleme varemgi sellises olukorras olnud, ma ütlen seda varem, inimesed 2 aastaga, mis meil on eelmistest valimistest, tänaseks toimunud on poliitikast nii palju muutunud, et enam ei tule meelde, mis seis oli 2 aastat tagasi. Et poliitikas muutuvad asjad väga kiiresti, aga loomulikult 27. aasta valimised on Eesti jaoks nii nagu igad valimised on alati väga olulised ja me oleme kriisi ajastul, et tegelikult kriiside arv kasvab, mitte ei kahane, et nii sõjaliste kriiside arv ja konfliktide arv maailmas kasvab, kui kahaneb, et kas Eesti püsib stabiilsena, kas Eesti jääb demokraatlikuks. Meil on olnud ajaloos kogemusi sellega, kuidas me kriisiolukordades ei suuda tegelikult demokraatlikku riigikorraldust. Rahvas on haige ja ta vajab rohtu ja ma tean, mis see rohi on. Asi ei ole rahvas. See oli see loosung, millega see demokraatia lõpetati. Jaa, aga see, et Soome ja Põhjamaad 30. aastate kriisis demokraatiatena püsima jäid, päästis need riigid. Meie ei jäänud. Ja minu arvates see on Eesti jaoks täna, nagu ma ka intervjuu alguses ütlesin, et demokraatia, liberaalse demokraatia püsima jäämine Eestis on Eesti riigi püsima jäämise küsimus. See ei ole nagu see, et kas meil on maailmavaateliselt parem konservatiivne või vasak liberaalne valitsus, vaid see, et kas meie demokraatlikud põhiväärtused, ehk siis õiguskantsleri institutsioon, kohtud, meediavabadus, kas meie Riigikogu toimimine püsib, et need on need põhiküsimused, need tendentse, selliseid populistlikke tendentse on lihtsalt, need on väga tugevad, need on väga tugevad ka Euroopas. Et need on minu jaoks muret tekitavad ja ma olen nõus nagu seisma
kõikidel valimistel ka kandidaadina üleval selle eest, et seda populismilainet Eestist üle ei ratsutaks, sellepärast, et see on demokraatiale väga ohtlik. Viimane küsimus teile kui Eesti 200 esimehele. Millal te viimati suhtlesite Johanna-Maria Lehtmega ja mis teemadel? Praegu on 2025 mai. Ma ütlen ausalt, mina olen temaga oma elus suhelnud vist täpselt 2 korda. 1 korra valimispeol. Aitäh 5000 hääle eest. Valimispeol ja teine kord Riigikogus, kui ma olin vist 2 või 3 päeva jõudsin olla Riigikogu liige ja me istusime taga ühes pingis, et 2 või 3 päeva, et ma ei ole taga rohkem oma elus suhelnud, aga ma ei tea, kuidas sõda viis pinginaabrid lahku, võiks isegi siin öelda. No ma ei tea, kas sõda fakt on ju see, et inimesel ei ole jätkuvalt veel siiamaani ühtegi süüdistust esitatud ametlikult. See on tõsi, siin on eraldi küsimus, et kas neid süüdistusi ei saa esitada või on see kellegi, ei saa esitada sellepärast, et ei ole kaasust või ei ole tõendeid või siis on see kellegi tegemata töö? Me ei tea, aga inimene on ette ju süüdi mõistetud. Et avalikkuse poolt või meedia on teinud ikkagi oma töö. Ma tahaksin, et meil oleks selline ühiskond, kus süüdi mõistab inimest ikkagi kohus. Aga Johanna-Maria Lehtmele ei ole isegi selle 2 aasta jooksul isegi jõutud süüdistust esitada. EKRE üks ministrikandidaat, kes jõudis siis 2 päeva umbes minister olla, käis selle kohtu läbi, et ta jäi Eestisse, võttis selle kohtulahingu vastu ja nüüd me teame, et kohtuotsuse põhjal oli tegemist valesüüdistustega ja ta ei olnud talle süüks pandud, eks ole, tegudes süüdi. Nii on, jah. Et selles mõttes on avaliku elu tegelasena, poliitikuna pead sa kahjuks aksepteerima seda, et ootused sinu puhtusele on kordades kõrgemad kui võib-olla tavakodanikule. Oleks Lehtme jäänud Eestisse, oleks ka võib-olla kohtuotsus ka Riigikohtust läbi käinud ja üks asi selge. Ma ei tea, kus ta on, aga tema puhul ei ole ju süüdistuse esitamiseks, ei ole küsimus ju selles, et sa inimest kätte ei saa. Ma ei tea, kas prokuratuur väidab, et nad ei saa teda kätte või on põhjus tegelikult selles, et ei ole midagi millegi kohta süüdistust esitada. Me ei tea. Viimane uudis, mida ma selle kohta nägin, oli see, et ta kuulati üle, aga ei öeldud, kus kohas. Tähenduses, mis riigis. Ei tea. Räägime tuleviku koolist. Kas 20 aasta pärast on Eesti kool pigem selline laiendatud lastehoiu teenuse pakkuja? Mida ma silmas pean, koolis käimine lihtsustub. Kodutöid vähendatakse, kontrolltöid tohib teha teisipäev, kolmapäev, neljapäev. Reede ka tohib teha. Mulle öeldi, et reedel ei tohi. Ikka tohib. Peaaegu, et ei tohi nõuda pingutamist. Kuhu edasi? Eesti kool tegelikult eeldab väga palju pingutamist. Nii õppimise mõttes kui kohalkäimise mõttes kui ka eksamite mõttes, nii et selles mõttes, et pingutust on ja keskendumisvajadust ja teatud perioodiks enese kokkuvõtmist on koolis meil täna Eestis ikkagi täitsa korralikult. Et ma ei kritiseeriks kuidagi seda, et meil ei ole vaja pingutada. Eesti on olnud üks väheseid riike, kes vaatamata suurtele trendidele pedagoogikas on säilitanud riiklikud eksamid, on säilitanud tasemetööd, on säilitanud kontrolltööd ja täna me näeme, kui ma võrdlen ennast meid teiste riikidega, siis teised riigid on tagasi toomas riiklikke eksameid, et vahepeal liiguti neist nagu minema, arvati, et eksam on, eks ole, lapse jaoks liiga stressirohke ja eksamiks lihtsalt tuubitakse midagi pähe. Aga me näeme, et eksamil on oma koht. Küsimus on tõesti, kuidas muidugi seda eksamit teha, aga sellel riiklikul kõiki koole ühtemoodi mõõtval väljundi testil on oma koht. Ja me teame, et Soome on tagasi toomas oma riigiteste ja riigieksameid. Rootsi kaalub nende tagasi toomist. Et trend on uuesti sinna, et mõõtmisel, tulemuste mõõtmisel on oma roll hariduses. Ma saan aru, et tulemuste mõõtmise vastu ka ju protesteeritakse. Esimene asi, koolis vist, ma nüüd eksin või võin eksida, et kas on soovitatav mitte panna algklassides hindeid või on see lausa kohustus anda eks ole, sellist suunavat tagasisidet. Et siin on nagu esimene küsimus, et millal see laps siis üldse veel väga palju väga häid hindeid saab, kui mitte algklassides. Ja teiseks, et kas see ei ole piisav motivaator, eks ole, ma ei tea, õpiharjumuste omandamiseks. Teate, aga hinne ise, et kui teil on
palliskaalal hindamine, siis see hinne ei pruugi sellele lapsele tegelikult tagasisidet anda selle kohta, mida ta teab või ta ei tea. Et küsimus ei ole mitte hindamises kui sellises, vaid mis on see hindamise meetod. Esimestes klassides, kui antakse nii-öelda suulist või kujundavat hindamist, siis öeldakse lapsele, kas ta on omandanud, osaliselt omandanud, vajab veel mingite asjade oskuste omandamist. Et kui te paneksite talle sinna 3 selle asemel, ega laps ei tea, kas ta siis on midagi omandanud või on talle midagi omandamata jäänud. Et numbriline hindamine, eriti 5 palli skaalal, ei ole alati kõige parem viis hinnata. Et me oleme ka koolid on, väga paljud koolid on läinud üle tegelikult sellele kujundavale hindamise algklassides. See ei tähenda, et hindamist ei ole. Hindamine on ikka hinnatakse, aga hinnatakse teistsuguse skaalaga, hinnatakse teistsuguse tagasisidega. Et täna ma näen ülemineku koolides, nendes, kes eestikeelsele õppele üle lähevad. Laps alustab õppimist eesti keeles. Mis te arvate, kuidas mõjub selle lapse eesti keele õppe motivatsioonile, kui ta saab eesti keeles 2 esimesel kooliaastal? Ma arvan, et see mõjub väga pärssivalt. Ehk siis õpimotivatsioon sellega lapsel mitte kuidagi ei arene. Laps ei saa väga selgelt tagasisidet selle kohta, et mis on need valdkonnad, kus ta tegelikult vajaks nagu arendamist. Et see on lihtsalt nagu hinnangu andmine, mitte hindamine. Et selle tõttu ei ole küsimus mitte hindamise tühistamises, sest seda ei ole kunagi Eestis keegi öelnud, vaid selles, et milline on see hindamine, millist tagasisidet tegelikult koolis antakse. Kuulge, 1. klassi laps ei loe ju seda õpetaja tagasisidet läbi. Mis ütleb, et ta on küll tubli sellele loeb. Muidugi loeb. Laps saab palju paremini aru, kui te ütlete talle, et eesti keeles on teil vaja veel harjutada kõh ja n-tähte või kaashääliku ühendeid või üldse tegelikult häälikute hääldamist. Et muidugi ta loeb. Loomulikult, ärge alahinnake 1. klassi last. 1. klassi lapse õppimisoskus ei ole võib-olla tõesti veel sellel tasemel, need õpioskuste areng ei ole sellel tasemel, kui on 9. klassi lapse omal. Aga siiski, kust me neid õpioskusi arendama hakkama ikka 1. klassis. Ja kui me lihtsalt neid ei arenda, kui me lihtsalt hinnetega paneme lapsi nii-öelda paika, ehk siis numbrilised hinded kategoriseerivad need lapsed ära, siis õpimotivatsiooni ja õppimisoskuste arengut sealt sellisel kujul ei tule. Nii et ma veel kord ütlen, küsimus ei ole hindamise tühistamises, et laps ei saa üldse mitte mingisugusest tagasisidet oma õppimise kohta. Ei, küsimus on selles, kuidas me seda tagasisidet talle anname. No ma ei tea, ilmselt olen vanamood, aga mul on siiamaani ettekujutus, et 5 okei, 4 peaaegu okei, 3, nii ja naa, selge pilt. Tõsi küll, hilisemates klassides on see 3 nagu eriti sensitiivne, et see on nagu kõige suurema sellise skaalaga hinne üleüldse, et see võib olla, et 2 punkti jäi 4 puudu ja see võib olla ka see, et õpetaja ei viitsinud sind järelvastama kutsuda ja leiutas kuskil pool punkti, et 3 ära panna. No aga mis see teil jääb 4-2 punkti puudu, aga mis see teile õpioskusena teile annab teada? See annab mulle teada, et tuleb natukene pingutada või jumal tänatud, sain selle jama kaelast ära. Just, aga milles pingutada? No küll ma seda ju näen tagasi antud kontrolltöö pealt, mis küsimused on punased ja mis küsimused on. Andsin valesid vastuseid, et võt see õigete ja valede vastuste teema on ka selles mõttes nagu koolis on hakkab see muutuma sellepärast, et tehisaru on meil olemas, kelle käest saab õigesid ja valesid vastuseid küsida. Ehk siis, et see õppeprotsessi ise tulevikus enam ei keskendu õigete ja valede vastuste kontrollile. Sellepärast, et seda on võimalik teha tehisaruga ära. See, mida tulevikus on koolis vaja pigem hakata kontrollima, on see, et sa pead suutma läbi analüüsida selle, mida sa sinna tegelikult kokku kirjutasid. Et kas suudad seda selgitada, kas sa suudad sealt seoseid leida, kas sa suudad hinnanguid anda õpilasena sellele, mitte pähe õppida õiged vastused ja siis õpetajale nagu ette raporteerida need õiged vastused ja õpetaja vaatab, et kui palju sul on valed vastused ja kui palju sul on õiged vastuseid. Et õppeprotsess ise tegelikult selle tehisaru tulekuga hakkab koolis muutuma. Tehisaru tulekuga õppeprotsess kindlasti muutub. Siin on miljon võimalust, eks ole, tee multikas, ma ei tea, koolitunnist vanas Kreekas, eks ole, ja tehisaru teeb selle ära. Aga õppetöös tehisaru kasutamiseks peab see laps olema väga tark, et ta teab, mida ta tehisaru käest küsib. Toon teile ühe lihtsa näite, lähete täna õhtul, eks ole, ma eeldan Tallinnasse tagasi. Ei lähe, ma elan Tartus siiski. Okei, ma tee seda nädalaplaani ei tea, aga ühesõnaga juhtub 5 minutit vaba aega olema. Küsige ChatGPT käest, milliseks kujunes Teele ja Tootsi saatus Tõe ja õiguse 3. osas. Ja te saate sellise vastuse, et teil on tükk aega lõbus. Sellepärast, et tehisaru ei taha meile öelda, et ta ei tea. Et see on tema nii-öelda programmeerituse probleem, et ta tegelikult siis hallutsineerib meile mingi vastuse.
et ta tahab meid nagu meile head meelt teha sellega, et tahab näidata, et ta teab, aga ta tegelikult ta ei tea. Ta ei hallutsinatseeri, vabandust, ta luiskab meile mõtted ei, ta välja. hakkab hallutsineerima, ta hakkab tegelikult lugusid looma, mis ei eksisteeri, eks ole. Aga õpetaja roll on siin selle ülesande püstituse tegemine, et mis ülesande õpetaja teile tegelikult annab. Kui ta annab teile ülesande, et küsige Teele ja Tootsi karakterite kohta Tõe ja õiguse 3. osas, kui õpetaja sellise ülesande annab, siis õpilane läheb ja hakkab seda ülesannet tegelikult lahendama. Et selle tehisaru tulekuga kõige kriitilisem koht on õpetajatega töötamine, ehk siis kuidas õpetajad integreerivad selle tehisaru sellesse õppeprotsessi, milliseid ülesandeid nad õpilastele annavad. Jaan Aru ütles juba 1. septembri pressikonverentsil kõikidele õpetajatele, et koduste esseede ja referaatide kirjutamine ülesannetena unustage ära, sellepärast et seda ei ole enam mõtet teha. Ka 3. klassi laps või 4. klassi laps suudab lõpuks kuskil seal tehisarus selle ühe lõigu referaati kokku kirjutada, mis iganes ülesanded talle siis annate. Et minu arust see Kevade ja Teele ja Tootsi näide on väga hea, ma toon seda ka alati oma loengutes näite, nagu ma tehisarust räägin. Nii. Et tehisaru tegelikult tunneb Kevadet päris hästi, seda raamatut, sellepärast, et esiteks on see raamat talle kättesaadav, kuna eks ole autoriõigustega ta enam kaitstud ei ole, sest ta on üle 40 aasta vana teos, eks ole, autoriõigusi peal ei ole. Lisaks on seda nii palju kasutatud, et digitaalses maailmas eksisteerib Tõe või selle Kevade kohta kohutavalt palju informatsiooni. Nüüd, kui õpetaja annab õpilasele ülesande, ütleb, et loe läbi Kevade ja kirjuta Kevade kohta referaat, siis te võite enam-vähem kindlad olla, et kuskil 30% õpilastest ei loe seda Kevadet läbi ja lasevad, eks ole, tehisarul selle kokku kirjutada ja tehisaru kirjutab väga hea referaadi, sest tal on see materjal käes. Ta tegelikult suudab Kevade kohta, ta suudab esimese lause sinna panna, et mis oli Kevade esimene lause ja nii edasi. Nüüd, kui õpetaja annab tegelikult hoopis sellise ülesande, et ütleb, et meil on nüüd meeskonnatöö, sina, Rainer ja mina peate moodustama tiimi või meeskonna kevade analüüsiks, raamatu analüüsiks. Nüüd sinu ülesanne on kodus koos tehisaruga läbi analüüsida, tehisaruga arutledes järeldada, kes on Kevade raamatu peategelased, peategelane, üks peategelane. Et kes on Kevade peategelane? Väga keeruline ülesanne, sellepärast mina näiteks ei tea, kes on Kevade peategelane. Arutage läbi tehisaruga, et kes teie arvates on Kevade peategelane, mis on sinu arvamus, mis on tehisaru arvamus, valmistage ette nagu seisukohad ja argumendid, miks te arvate, et need inimesed on Kevade peategelased. Minule antakse ülesanne, et analüüsi Oskar Lutsu lugu sellega, et miks ta üldse sellised peategelased tegi ja mis tema prototüübid, kas tal olid mingid prototüübid, kelle pealt ta need peategelasi tegelikult kujundas. Et kas tal olid sõbrad, oma enda lapsed, enda koolikaaslased, eks ole, kelle pealt need peategelased on. Ja siis me tuleme klassi, me oleme selle kodutöö selle tehisaruga koos ära teinud. Me tuleme klassi ja klassis käib meil omavahel, eks ole, debatt selle Kevade peategelaste rolli peale. Võt see on see ülesanne, mis arendab analüütilist mõtlemisvõimet, kriitilist mõtlemisvõimet, sest sa pead tegelikult teadma, kas tehisaru luuletab sulle midagi kokku või see, mida ta sulle tegelikult kirjutab, on adekvaatne. Ehk siis sa pead suutma kriitiliselt hinnata ka tehisaru vastuseid sulle ja sul peab olema esiteks debatioskus ja debateerimisoskus ja sa pead seoseid suutma luua. Seoseid kirjaniku, peategelaste, teose süžee vahel. Nii et need on sellised ülesanded, et õpetaja peab lihtsalt oma ülesanded hoopis teistsuguseks kujundama tänapäeva tehisaru protsessis. Hoopis teistsuguseks. Ma kõlan nüüd nagu keskealine valge ülekaaluline mees, mida ma ka olen. Aga kas natukene lihtsam ei oleks see Kevade läbi lugeda? Ja, aga sa peadki selle läbi lugema, muidu sa tehisaruga seda debatti pidada ei saa. See on see asi, kuhu ma tahtsin tegelikult jõuda, sa pead tehisarul silma peal hoidma. Ma olen teinud ise selle katse, intervjuu lasin tehisarul maha kirjutada, kirjuta sõna-sõnalt maha, seda ta teeb üsna keelt. Aga siis, kui sa palud, et tee sellest kokkuvõtte, oletame situatsioone, panen eksami või ma olen loengusse, eks ole, ei viitsi loengus käia, panen diktofoni laua peale, tulen pärast, panen diktofoni kinni, lasen nii-öelda tehisarul konspekteerida ja teha sellest kokkuvõtte. Siis see kokkuvõtte on küll selline, kui ma sellega lähen eksamile, siis ma kukun läbi. Just, aga mis tähendab seda, et sa pead tegelikult ise ikkagi loengus olema? Milleks siis tehisaru? Sellepärast, et ta aitab sul seda kokkuvõtet teha. See töö, kui palju sul läheb aega tegelikult selle kokkuvõtte tegemiseks, on päris suur töö. Aga ta aitab sul seda teha. Ta selles mõttes aitab sulle mingit teatud eeltööd
ära teha, mingid küsimused, mis sul võib-olla jäid sealt tekstist tähelepanuta, sa saad ta käest neid küsida, ta võib nad sulle välja tuua, eks ole, et sa saad temaga tegelikult arutledes, ta on sul õpiabi, õpetaja sisuliselt, ta on sul õpiabi, temaga koos tehes jõuad sa sügavamale. Sa jõuad tegelikult nii tekstis kui ka selles loengus, mis sulle ette kanti, sa jõuad sellega sügavamale. Ehk siis minu väide on see, et tehisaruga koos õppides õpitakse sügavamalt. Aga selleks peab olema see ülesanne ja oskus tehisaruga koos õppida ja see ülesanne peab niimoodi üles ehitatud olema, et see süvaõppimine tegelikult toimuks. Et kui seda ülesannet ei tehta ümber ja kui me seda tehisaru kaasamist õppeprotsessi läbi ei mõtesta õpetaja vaatest, siis õpilased lihtsalt asendavad oma enda õppimise tehisaru õppimisega ja õpilased ise ei õpi. Ehk siis, et aina rohkem õpiülesandeid antakse tehisarule, tehisaru õpib. Tema saab väga nutikaks näiteks Eesti kooli matemaatikas, sest talle sisestatakse kogu aeg seal kõike, aga õpilane ei õpi. Ja see on see põhjus, miks me tegelikult selle tehisaru programmiga, ka tiihüppe programmiga väga kiirustame, sest lapsed, õpilased täna seda juba kasutavad, aga nad kasutavad seda tihti oma õppimise asendamiseks, mitte tehisaruga koos õppimiseks. Ja sellega pärast on meil kiire. Meil ei ole tegelikult aega oodata. Tänane 10.–11. klass, kui nad gümnaasiumist välja lähevad, see risk, et neil jääb õpiväljundid omandamata, sest nad tegelikult kasutavad selleks hoopis tehisaru väga suur. Minu peamine väide on ikkagi see, et sa pead seda materjali ise väga põhjalikult valdama ja sa pead andma tõepoolest, eks ole, tehisarule väga konkreetseid ülesandeid ja sa pead mingis mõttes ka suutma kontrollida neid vastuseid, mida ta sulle annab. See sama Tõe ja õiguse 3. osa ja Teele ja Tootsi näide, eks ole. Muidu ta patrab sulle maad ja taevad kokku. Ühesõnaga, seda kratti mina praegu usaldan ainult kõige mustema ja tehnilisema töö jaoks. Sul ei pea olema detailne teksti tundmine või detailne valdkonna tundmine. Sul peab olema, mida nimetatakse metatasandi arusaam asjadest. Ja see metatasandi kognitsioon, ehk siis see võime nagu suuremas pildis asjadest aru saada, mille sisse saada tasetada tehisaru poolt antud informatsiooni, selle oskuse arendamine koolis muutub aina olulisemaks. Ehk siis mitte väikeste tükkide pähe õppimine, vaid selle suurema pildi kujundamine ja see on hoopis teistsugune õpiprotsess kui see, mis meil võib-olla seni on hariduses toimunud. Kuulge, kes teil neid uusi õpioskusi arendama hakkavad? Õpetajaskond vananeb, pensioneerub, uusi õpetajaid peale ei tule. Nad ei tule peale sellepärast, et ikka ja jälle palk, töö on keeruline, nõuded on kõrged, koolikius, kui seal samas kevadel, eks ole, mis on koolikiusamise õpik põhimõtteliselt, on olemas, eks ole, suunad, mis kõik õpilane, õpetaja, õpetaja, õpetaja lapsevanem. Eks ole, kui te mäletate, siis Köster kiusas konkreetselt Arno isa ja hakkas pärast seda Arnot kiusama koolis, kui ta laenu ei saanud. Siis nüüd on tulnud ka uued suunad veel juurde, eks ole, et on õpetaja, nagu me just lugesime ühest magistritööst. Ja lapsevanem õpetaja. Esiteks ma parandaks fakti, et õpetajaid peale ei tule, tuleb küll. Viimased 3 aastat on õpetajate arv kasvanud Eestis. Väga märkimisväärselt, ehk siis ametist on lahkunud vähem inimesi, kui sinna ametisse on sisenenud. Aastane kasv on siin olnud 300-400 õpetajat plussis. Ehk siis, et on rohkem inimesi täna asunud õpetaja ametisse, kui sealt on lahkunud. See aasta tõenäoliselt on esimene aasta, kus neid nii palju juurde ei tule, kuigi eestikeelsele õppele üleminek toob kogu aeg uusi inimesi tegelikult koolitööle. Et inimesi ikkagi, noori inimesi, aga mitte noori inimesi, vaid ka karjääripöörajaid täna koolidesse tööle tuleb. Teiseks, mina ei ole nõus nendega, kes ütlevad, et pensionieelne õpetaja või 55 pluss õpetaja ei ole võimeline tehisaruga koos õpetama. Midagi sellist me ei ole väitnud. Jaa, aga te ütlesite, et kus need õpetajad, kes seda õppeprotsessi ümber teeb. Õpetajad teevad ja meil on väga suur hulk õpetajaid, kes on väga pikka aega koolis töötanud, väga kogenud õpetajad ja kes on tegelikult selle tehisaru kasutamise ja tehnoloogia eesrinlased, kes õpetavad ka teisi õpetajaid, mismoodi õppeprotsessi selle sisse viia. Sest lõpuks õpetajaks kujuned sa mitte ülikoolis loengut kuulates, vaid sa kujuned õpetajaks klassi ees töötades ja mitu aastat klassi ees töötades. Sealt tuleb tegelikult see kogemus, mille pealt sa lastega töötamise reaalselt päriselt selgeks saad. Et see on ju teada tuntud fakt, et
et väga tore on teoorias õppida, aga kui sa siin lõpuks seal klassi ees oled ja need lapsed sul seal klassis on, siis mõnikord võib see teooria ilusti nagu aknast välja lennata ja väga kiiresti, eks ole, et sul on tegelikult seal vaja tegeleda kasvatustööga ja distsipliiniga. Nii et mu enda kogemus minu enda lastega koroona ajal oli täpselt see, et õpetaja vanus ei määranud absoluutselt selle ära, milline oli õpetaja võime hübriidvormis või distantsilt õpet korraldada tehnoloogia abil. Seal ei olnud kuidagi korrelatsiooni selle vahel õpetaja vanuse ja tema oskuste vahel. Nii et ka väga eakad ja väga kogenud õpetajad omavad väga häid digipädevusi ja oskavad väga hästi õpetada. Ma ei tahtnud seda väita, vaid mu küsimus oli pigem see, et kus need uued õpetajad peale tulevad, aga kui te ütlete, et meil sellega probleemi ei ole? Ei, ma ei väida, et meil ei ole probleemi. Ma küsisin ükskord ühe koolidirektori käest, et ta on olnud 40 aastat koolis tööl. Ma küsisin, kas sa mäletad kunagi seda aega, kui on olnud järjekord õpetajatest ukse taga ja sul ei ole probleemi olnud õpetaja värbamist, et seda perioodi pole mitte kunagi olnud. Mitte kunagi. Alati on õpetajatest puudus olnud, alati head õpetajat ei ole. Meil ei ole töötuid õpetajaid, eks ole, kes kuulutustele reageerivad. Et see õpetajate värbamine on alati üks selline koolijuhi üks kõige suuremaid stressiallikaid, sest kõik tahavad neid häid õpetajaid saada. Ja hea õpetaja on täna oma kvalifikatsioonilt ja pädevustelt ikkagi selline keskastme juhi tasandi oskustega inimene. Ja see on alati Eestis, mitte ainult Eestis, ükskõik, ma käin ka rahvusvaheliselt, ma näen, kõikidel riikidel on üks ja sama probleem, õpetajaid ei ole, ehk siis neid inimesi, keda sa tahaksid, et nad lapsi õpetaksid, on alati puudu. Aga viimastel aastatel lihtsalt on olnud see trend Eestis, et õpetajate arv on kasvanud, kooli on rohkem inimesi tööle tulnud, õpetajate hulk on suurenenud, nii et iseenesest need viimased aastad siin on olnud positiivsed, sellel aastal tõenäoliselt seda kasvu nii suurt ei ole. No, siiski ma väidan, et kui me paari kuu pärast läheksime siia etteruumi ja võtaksime Õhtulehte ümbritsevalt kahelt poolt, eks ole, õpetajate lehed ja lööksime sealt viimased küljed lahti, siis see ei näita mitte midagi. Seal oleks 10 koole, kes otsivad peaaegu kogu personali, 10-20 õpetajat. Õpetajate töökuulutuste peale ei saa teha järeldusi. Esiteks sellepärast, et kui on tähtajalise töölepinguga õpetaja, kellel ei ole kvalifikatsiooni, siis iga aasta peaks õpetaja lehes kuulutama tema töökohta. Sellepärast, et see seadus lihtsalt kohustab teid kogu aeg konkurssi läbi viima, eks ole. Ja teiseks on see, et reaalselt, kui meil on seal tuhandeid kuulutusi, siis reaalselt kuskil koolides on puudu umbes 400 kvalifikatsioonile vastavat õpetajat. Ja kohad on küll täidetud? Kohad on täidetud kvalifikatsioonile mitte vastavate inimestega, eks ole. Et meil on vaja tegelikult toetada neid inimesi, kellel täna õpetaja kvalifikatsiooni ei ole, et nad selle omandaksid. Et neil oleks tegelikult mingi motivatsioon päriselt seda õpetaja kvalifikatsiooni omandada ja siin me tegelikult jõuame selle õpetajate karjäärimudelini, kus tänane olukord on, tänane süsteem on selline, meil ei ole Eestis karjäärimudelit, meil ei ole ühtegi palgaastet, meil ei ole koolis töötades õpetajal mingit vahet, kas ta on alustav õpetaja kvalifikatsiooniga, mitte kvalifikatsiooniga. Kõigil on ühesugune palgamäär, ühesugune tööülesannete loetelu, ühesugune töökoormus, eks ole. Et õpetaja, kes on 40 aastat koolis töötanud ja õpetaja, kes eile tuli, on täpselt ühesuguste tingimustega koolis tööl. Plus meeletud palgakäärid geograafiaga seoses? Ei ole kusjuures. Ei ole. Mu oma leht kirjutas paar päeva tagasi, et Ida-Virus saab 3000 eurot ja kuskil... See on selle eestikeelsele õppele ülemineku tõttu. Ehk siis, et seal ainuke koht Ida-Virumaal on 1,5 palgakoefitsient õpetajatel, kes õpetavad eesti keeles. Kõikidel ei ole. Vene keeles õpetavad õpetajad seda palgatoetust ei saa. Aga eesti keeles õpetavad õpetajad Ida-Virumaal saavad palgatoetust. Aga Tallinna õpetaja ja Valga õpetaja palgakäärid ei ole üldse suured. Sest kõigile makstakse põhimõtteliselt ühe kapaga, ühe sellise palgamääraga. Ja ma arvan, et see on isegi õige. Aga küsimus on pigem selles, et õpetaja, kes on oma pädevusi tõstnud, õpetaja, kes on kvalifikatsioonile vastav, kes tal on õpetaja pedagoogilised pädevused, minu hinnangul peaks tema palgamäär olema teistsugune kui sellel, kellel ei ole pedagoogilisi pädevusi. Üks teema veel hästi kiiresti enne lõppu. Te rääkisite sellest, kuidas Soome ja teised riigid hakkavad sellistele eksamitele tagasi tulema, eks ole, ehk siis üks eksperiment on lõpule jõudmas. Millal lõpeb ära Eestis kaasava hariduse eksperiment? See ei ole eksperiment. Et see on hariduse valdkonnas, mitte ainult Eestis, üle maailma
või vähemalt arenenud Euroopa riikides juba viimased 40 aastat toimunud protsess, mida mitte keegi kuskil tagasi ei pööra ja ei olegi plaanis pööranud. Kas Holland ei tegele juba selle tagasipööramisega? Ei, see on jälle, et lendavad müüdid, mis ei vasta faktiliselt tõele. Et see, et lapsi, kellel on vaja erituge hariduses, me märkame neid täna rohkem kui kunagi varem, ehk siis me suudame tähele panna lapse erivajadusi. Vanasti ütleme nii, et üks keskendumisprobleemidega mitte püsiv poiss sai lihtsalt kahtesid ja jäeti suve tööle, eks ole. Täna me siis teeme talle nii-öelda õpiabi ja toetame tema õpet erinevate meetoditega. Seal mingit tagasipööramist ei tule, et me neid lapsi nüüd saadame Kaagvere erikooli, et tõstame siis need pätid kuidagi nagu sealt klassist ära, silma alt ära ja arvame, et sellega me lahendame probleemi ära. Me ei lahenda sellega mitte midagi. Ehk siis, et me tegelikult ignoreerime ja viskame nii-öelda ühiskonnast välja päris suure hulga lapsi, kelle saatusest me ju teame, mis sealt lõpuks tuleb. Et tegelikult ei ole see nõukogude ajal olnud süsteem mitte kuidagi positiivne. Mina ülikooli õppejõuna näen, et kaasava hariduse viljad, positiivsed viljad on täna jõudnud ülikooli. Ehk siis need lapsed, kelle puhul võib-olla veel 40 aastat tagasi arvati, et neist ei saa mingit asja, ärme nendega tegele, jätame istuma, viime erikooli. Need lapsed on täna osaliselt ülikoolis. Ehk siis me tegelikult arendame iga lapse maksimaalse potentsiaali välja. Need lapsed ülikoolis saavad ka kõrghariduse ja arendavad oma potentsiaali maksimumi. Meie eesmärk on ju see, et iga laps, kes Eestis sünnib, iga laps, kes Eestis haridust saab, saaks maksimaalselt oma potentsiaali välja arendatud. Ja nii-öelda erikoolide süsteemi on täna selleks, et väga sügava erivajadustega lapsi eraldi õpetada. Aga sellise üldtuge vajavad lapsed, kellel ei ole sellist sügavat eritoe vajadust, nemad saavad tavakoolis tegelikult selle vajaliku toe pigem kätte, mitte erikoolis. Ma nüüd võib-olla igat käitumusliku erivajadusega last kohe pätiks ei nimetaks, aga ei, ma rääkisin seda, mis meil nõukogude ajal oli. Okei. Aga see on... Kuidas meil seal suhtuti? Ma lihtsalt, et ärge jumala eest öelge, et mina ütlesin tänapäeval erikäitumisega laps on pätt. Ma ütlesin vastupidi, ma ütlesin, milline meil oli suhtumine nõukogude ajal. Nõukogude ajal oli suhtumine, et kui laps keskenduda ei suutnud, kui laps käitus tunnis nii-öelda ei teinud kõigiga ühtemoodi ühesugust ülesannet kaasa, siis tembeldati ta pätiks toona. Et ta ei ole tegelikult käitumislike probleemidega laste puhul oli selline suhtumine, et ta on probleem tuleb silma alt ära tõstame ta silma alt ära ja siis on probleem lahendatud. Praegu on see probleem selles, et eriti väikeklassis, kus nad paistavad paremini silma, kui sul on seal 2, eks ole, tõepoolest käitumisliku erivajadusega last, eks ole, 10. klassis, kõigepealt nad ajavad teineteist vastastikku üpris hästi sageli niimoodi keeravad ülesse. Ja kuna neil üldjuhul ei ole ka neid tugispetsialiste sinna väga palju juurde kõrvale võtta, siis on ka tegelikult kogu klassis töö häiritud. Kui laps ei õpi kui laps õpib tavaklassis, siis tõenäoliselt on ka Rajaleidja soovitus olnud tal tavaklassis õppida ja mõnikord on vaja tugiisikut sinna kõrvale, mõnikord ei ole, sõltub eks ole sellest, milline on õpisoovitus lapsele antud. Aga tõepoolest, et õpetajate puhul täna eeldus on see, et õpetaja suudab seda õpet seal klassis rohkem diferentseerida, et kui on lapsed, kellel on kas on autismispektril mingi eripära või on neil tähelepanu ja keskendumisvõimega keerukust, et siis õpetaja need ülesanded ja selle klassis tehtava töö lihtsalt diferentseerib lastel erinevalt. Et olen ka ise lapsevanem, kes teab, mida see tähendab. Nii seda, kui klassis on mitu erivajadusega last, kui ka seda, kui su enda laps tegelikult seda erituge vajab. Nii et ma arvan, et Eesti haridussüsteem selles mõttes on ikka väga õigel teel, et me ei tõsta neid lapsi välja kui probleemseid lapsi, probleemsete laste kooli ja siis me sildistame ja tembeldame nad ära ja ka nad seal tegelikult nõukogude ajal, kui me nad sinna tõstsime, ega nad ju seal tegelikult seda tuge ei saanud. Ma praegu väidan, on siiski natukene on see suund sinnapoole, et need erivajadustega lapsed võtavad suurema tähelepanu ära õpetaja käest ja nagu see teine ots, ka Anne on hariduslik erivajadus, et see jääb siis jumala paraku ise kasvamisele suuresti. Lihtsalt õpetajale ei jagu seda tähelepanu. Nõus, aga see on olnud meie hariduspoliitiline seisukoht Eestis. Et Annekas vaadaku ise?
meie hariduspoliitiline seisukoht on olnud see, et kõik lapsed peavad tulema üle selle miinimumlävendi, ehk siis me peame kõik lapsed tooma nii matemaatikas kui eesti keeles üle selle miinimumlävendi, et kõigile peab olema nii-öelda Harju keskmisena asi selge, et kedagi ei jäeta maha, et kõik lapsed peavad selle Harju keskmise kätte saama ja õpetaja tõesti tähelepanu pöörab sellele, et kõik saavutaksid selle sellise põhikooli lõpus selgelt sõnastatud matemaatika ja eesti keele pädevused. Käib meeletu võimlemine, et see tagumine ots üle aidata. Jah, just. Ja see vastab tõele, et selles fookuses need väga andekad, nende jaoks aega ei jää piisavalt. Ja seda näitavad ka meie PISA tulemused. Miks Eesti on Euroopas number 1? Ei ole mitte selle pärast PISAs, et meil on hästi palju neid tippe, kes teevad, eks ole, maksimumtulemuse, vaid sellepärast, et meie tulemused klasterduvad kõik ilusti sinna 4. tasemele keskele. PISA on 6 taset, eks ole. Tase 6 on need üliandekad, tase 2 on siis need, kes vaevu üle lävendi tulevad, aga see 4 on seal keskel täpselt see, mis on selline keskmine tulemus ja suur osa Eesti lapsi teeb selle 4. taseme PISAs. Aga kuna nii suur osa teeb selle 4. taseme ja väga väike osa on neid, kes jäävad alla 2. taseme, ehk siis väga väike osa võrreldes teiste riikidega, siis sealt tuleb meie PISA tipptulemus. Mitte sellest, et meil on väga palju 6. ja väga suur hulk neid, kes 2. taset ära ei teegi üldse. Ja mina arvan, et see on hariduspoliitiliselt olnud meie õige otsus, et meil on õige suund, et me kõiki aitame kaasa. Kõik peavad saama korrutustabeli 9. klassi lõpuks selgeks. Kõik. PISA on koht, kus Eesti lööb massiga? Ei, PISA on see, kus Eesti lööb sellega, et mitte keegi ei jää alla taseme 2. Ehk siis, et kõik on võimelised matemaatika selgeks õppima, kõik lapsed on võimelised õppima ja kõikidele lastele tuleb see võimalus anda. Ja selle nii-öelda hind, aga ma arvan, et mitte väga kõrge hind on see, et üliandekad lapsed seda 6. taset siis võib-olla kõik ei saavuta, kuigi meil on klassis tõenäoliselt palju neid, kes võiksid ka selle 6. taseme saavutada. Et kui me vaatame neid lapsi Eestis, kes jäävad alla 2. taseme PISAs, mis on see baastase matemaatikas, et kui sa 2. taset PISAs ei ole saavutanud, siis see tähendab seda, et sul ei ole baasteadmise matemaatikas. Euroopa keskmine on 30% jääb alla 2. taseme lastest. Iga 3. laps, 1, 2, 3 või 4. 3., 4. laps ei saavuta matemaatikas baastaset Euroopas. Suur osa neid lapsi on immigrant taustaga lapsed. Eestis on see protsent 13, kes jäävad alla 2. taseme. Ehk siis, et poole võrra rohkem lapsi me suudame üle tuua sellest baastasemest matemaatikas ja ma arvan, et see on olnud õige, absoluutselt õige suund, et me seda teeme, et igaüks saab maksimaalse võimaluse koolis selgeks õppida põhikooli matemaatika. Viimane asi. Öelge palun, mil moel annab Ukraina ja Vene rahvusest lastega koolides tunda sõda? Ma arvan, et täna enam ei anna, et see oli, Ukraina lapsi on täna rohkem Eesti koolis, kui need on Vene koolis ja sõja algus oli nendes nii-öelda endistes Vene koolides ärev, aga täna seal neid konflikte enam ei ole. Mis küll tunda annab, on see, et Ukraina laste integreerimine Eesti haridussüsteemi on olnud väga raske. Ka selle tõttu, et nad tulevad ja lähevad, et väga palju on liikumist peredel, et ei püsita nii-öelda ühes kohas, eks ole, et teiseks on see, et tihti on lastel madal motivatsioon Eesti koolis käia, kuna nad ootavad kogu aeg seda aega, et saaks koju tagasi minna. Ehk siis nad ei näe oma nii-öelda püsimist Eestis, mille tõttu see õpimotivatsioon ei ole väga kõrge õpilastel. Aga meil on ka muidugi suurepäraseid näiteid Ukraina lastest, kes on aastaga eesti keele selgeks õppinud ja kelle puhul see täna ei saagi aru üldse, et ta tegelikult Ukraina laps on. Aga ütleme nii, et on olnud päris suur väljakutse õpetajatel ja koolidel nende Ukraina laste integreerimine ja nende õpimotivatsiooni hoidmine ja nende nii-öelda koolis hoidmine üldse.